Nii, tere ka minu poolt. Loodan, et mind on kuulda, loodan, et mind on näha. Ja minu nimi on siis Hanna-Liina Nöör ja täna räägin teile liider maksetaotluste esitamisest. Tänasteks teemadeks on meil siis maksetaotluse põhimõtted, maksetaotluste esitamine e-PRIA-s, lõpupoole on ka väike meelespea ja täiendav informatsioon, kus siis oleme välja toonud mitmed lingid, millelt te lisainfot saate. Ja kõik esitluse materjalid ja salvestus, nagu ka Tiia mainis, lähevad kodulehele, ehk siis ka seal saate slaidi pealt neid linke vaadata. Aga alustame siis maksetaotlusest. Et maksetaotlusi võetakse vastu alates toetustaotlusele otsuse koostamisest kuni siis määruses sätestatud tegevuste elluviimise perioodi lõpuni. Maksetaotlust saab esitada siis, kui on saavutatud projekti eesmärk ja tulemus, investeering on toetuse saaja omandis ja ka sihipärases kasutuses ning planeeritud tegevused on tehtud ja olemas on ka kohustuslikud tõendusdokumendid. No ja kohustuslike tõendusdokumentide all on mõeldud siis neid tõendusdokumente, mida taotleja juba toetustaotlusel ise ära märkis, et nende abil ta planeerib maksetaotlusel ellu viidud tegevuste eesmärkide ja tulemuste saavutamist tõendada. Maksetaotluseid saab esitada siis nii palju, kui taotlusel on tegevusi või vahetulemusi. Need on juba paika pandud toetustaotluse etapis ja vahetulemusi ise rohkem nagu jupitada või jaotada ei saa. Et nii nagu toetustaotlusel see üles ehitatud on, nii te maksetaotlusi ka esitada saate. Maksetaotluse esitamist ei ole aga võimalik alustada siis, kui on puudu esitatud toetustaotlus ehk pole siis seda alusmaterjali, mille peale maksetaotlust esitada või esitatud toetustaotlusele ei ole veel siis PRIA poolt koostatud rahuldamise või osalise rahuldamise otsust ja ka rahuldamata jäetud toetustaotlusele ei ole võimalik maksetaotlusid esitada. Ei ole ka võimalik maksetaotlust enam esitada, kui juba on teil olemas selle taotluse kohta lõplik maksetaotlus. Aga liigume siis e-PRIA-sse. Et oleme teinud kuvatõmmised ja siis nende põhjal räägime, et kuidas e-PRIA-s maksetaotlusega edasi liikuda. Et selleks, et alustada, tuleb sisse logida e-PRIA-sse, kas siis ID-kaardi, mobiil-ID või siis TARA teenuste abil ehk ka Smart-ID-ga saab e-PRIA-sse sisse. Kui olete e-PRIA-sse sisse loginud ning valinud ka soovitud esindatava, ehk siis sellise juriidilise isiku, kelle alt te selle toetustaotluse esitasite, olete selle valiku ära teinud, et ikka õiges rollis oleksite, saate hakata maksetaotlust esitama. Ja selleks on siis vahelehel taotlemine, siin kus me selle kasti oleme ümber teinud, sellel lehel on nupp esita maksetaotlus kulutuste aruanne. Vajutate sellele ning sellele vajutades avaneb siis taotlustoimikute valik, mille kohta saate maksetaotlust esitada. Kui siis toetuse saajal on ainult üks taotlustoimik, siis väli on siin juba automaatselt eeltäidetud. Aga kui teil on mitu aktiivset toetustaotlust, millele on võimalik maksetaotlust esitada, tuleb siis siit rippmenüüst valida õige taotlustoimik, kuhu soovite maksetaotlust esitada. Et siin ees on ka tegelikult teil toimiku numbrid, mille abil saate orienteeruda ja siis saategi valida selle, kuhu soovite maksetaotluse esitada. Valik ära tehtud, vajutate nupule alusta esitamist. Siis avaneb teile maksetaotluse selline üldvaade. Ja maksetaotlus ise koosneb siis 5 sammust. Ehk ta on ikkagi märksa lühem kui toetustaotlus, millel on 10 sellist vahesammu, aga siin on 5. Ja nendeks on siis üldandmed, detailandmed, kulutused, lisadokumendid ja esitamine. Ning kõik need sammud tuleb järjest läbida. Ning järgmisesse sammu ei ole võimalik enne edasi liikuda, kui siis kõik kohustuslikud andmed on
sammus juba sisestatud. Ja kui te olete sammu ära täitnud ja edasi vajutanud, siis tagasi saate minna. Aga sellist varianti pole, et üldandmetest hüppate kohe lisadokumentidesse. Et see tuleb siin järjekorras ära läbida. Aga esimeseks sammuks ongi siis üldandmed, mis on eeltäidetud, aga see koosneb ikkagi 2 plokist, millest esimene on siis taotleja andmed. Ja siis süsteem kuvab siia välja PRIA-le esitatud isiku ja kontaktandmed taotluse menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku ja kontaktandmeid saate uuendada e-PRIA-s kliendi andmete menüüpunktis. Ja oma andmed tasub alati üle vaadata, sest näiteks kui on muutunud e-posti aadress või telefoninumber, saate vastavad muudatused ära teha, et taotlusel oleksid kõige korrektsemad andmed. Ja järgmiseks plokiks, mis siin on volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Ja siia siis süsteem kuvab välja taotleja esindaja isiku ja kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust. Juhul, kui siis esitatud taotluse osas tekib küsimusi või on vaja edastada infot. Ja kui taotlejal on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas soovitakse anda PRIA-le kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omav isik, siis saate seda teha, vajutades nupule vaheta esindaja. Aga jah, tõesti, see samm on üldiselt ongi eeltäidetud ja teie siis vaatate lihtsalt üle, et kõik andmed on korrektsed ja omavahel vastavuses. Järgmiseks sammuks on detailandmed ja see siis koosneb kas 1 või 3 plokist, sõltuvalt siis sellest, kas tegemist on lõpliku maksetaotlusega ehk kulutusi tulevikus rohkem ei tõendata või mitte ehk osalise maksetaotlusega. Ja sellel pildil me siis kõigepealt räägime lõplikust maksetaotlusest, mille puhul siis tulebki täita maksetaotluse ja taotleja detailandmed, töökohtade andmed ja väljundnäitajad. Maksetaotluse ja taotleja detailandmetes on siis kajastatud taotlusperiood ja käibemaksu kohustuslaseks olemine. Ja nendesse lahtritesse kuvatakse andmed automaatselt. Ise tuleb toetuse saajal teha märge lahtrisse, tegevused on teostatud, kas siis osaliselt või lõplikult. Järgmiseks plokiks on töökohtade andmed ja loodud töökohtade andmed täidetaksegi lõpliku maksetaotluse puhul, kui kõik tegevused on tehtud. Andmeväljale tuleb siis sisestada loodud töökohtade arv numbrilise väärtusega. Ja töökohtadest veel, et tuletame meelde, et kui te olete toetustaotlusele märkinud, et projekti elluviimise ajal luuakse töökoht või töökohad ning olete selle eest saanud tegevusrühmalt hindepunkte ning sidunud ka selle oma eesmärgiga, mida teil vaja tõendada on, siis esitage vastavad andmed palun ka maksetaotlusele. Ja viimaseks plokiks siin detailandmete kuval on väljundnäitajad. Et selles plokis tuleb siis sisestada kohalikele tegevusrühmadele seireks ja aruandeks vajalikud andmed. Ja plokis kuvatavad andmeväljad tuleb täita taaskord lõpliku maksetaotluse puhul ja väljundnäitajate korral ei pea siin igat lahtrit täitma, vaid siis neid, mis kohalduvad teie projektile ning mida olete ka toetustaotlusel kohaliku tegevusrühma seireandmetesse märkinud. Et tegelikult neid väljundnäitajaid on siin märksa rohkem, et tõesti ärge ära ehmuge, et konsulteerige kohaliku tegevusrühmaga või vaadake üle oma taotluselt ja oma projekti olemusest sõltuvalt, et mida siia märkida võiks, et igasse lahtrisse ei pea märget tegema. Ja kui teil ongi küsimusi ja täpselt ei tea, mis nüüd siin mõeldud on või mida märkima peaks, siis võtke julgelt ühendust oma kohaliku tegevusrühmaga. Aga kui on tegemist osalise maksetaotlusega, siis tuleb vähem andmeid siia detailandmetesse märkida ja ongi ainult see 1 plokk, kus siis tuleb toetuse saajal märkida, kas siis tegevused on teostatud osaliselt või lõplikult ja osalise puhul märgitigi osaliselt.
ja osalist maksetaotlust saab siis esitada, kui toetustaotlusel on rohkem kui üks tegevus või mitu vahetulemust. Ja osalise maksetaotluse puhul tuleb siiski silmas pidada, et taotlusel olevaid tegevusi või vahetulemusi peab saama eraldiseisvalt ning sihipäraselt kasutada. Nii, aga kui on täidetud üldandmed ja detailandmed, saab edasi liikuda kulutuste sammu. Ehk siis maksetaotluse puhul kuludokumente ei esitata, kuid toetuse saaja peab tõendama toetustaotlusel näidatud eesmärkide ja tulemuste saavutamist. Ja sammus kulutused tuleb siis deklareerida toetustaotlusega rahuldatud ning toetuse abil ellu viidud tegevused või saavutatud vahetulemused. Täiesti oleneb, kuidas teie taotlus toetustaotlusel üles ehitatud on. Ja kulutuste kuval tuleb siis ära näidata, millised tulemused on saavutatud, ära kirjeldada hinnang toetustaotlusel püstitatud eesmärgi kohta ning üles laadida tegevuse elluviimist tõendavad tõendusdokumendid. Ja selleks, et saaksite seda kõike teha, tuleb vajutada nupule uus kulutus. Olete sellele ära vajutanud, avaneb selline vaade, et tuleb valida sisestatava kulutuse liik. Ja liidermaksetaotluse puhul on siin valik lihtne ja ongi ainult üks valikuvariant ehk kindlasummaline makse. Linnutate selle ära ja edasi liikumiseks vajutate sisesta kulutuse andmed. Nüüd avaneb märksa detailsem kuva. Ja see kulutuste samm on siis jagatud 4 andmeplokki, milleks on kindlasummalise makse andmed, vahetulemused, kui on vahetulemused olemas, ellu viidud tegevuse andmed ja tõendusdokumendid. Ja me vaatame nüüd ka igat andmeplokki siis eraldi. Ka järgnevatel piltidel tuleb rohkem. Aga alustame kindlasummalise makse andmetest, et tegevuse ja objekti nimetus, et valitakse siis tegevus, mis siis ise või mille vahetulemus või vahetulemused on saavutatud ning soovitakse käesoleva maksetaotlusega deklareerida ja PRIA-le toetuse väljamaksmiseks esitada. Valikusse kuvatakse ainult need tegevused ja objektid, mida ei ole juba eelmise või käesoleva maksetaotlusega lõplikuks märgitud. Ehk kui miski on minevikus juba lõplikuks märgitud, siis seda siin uuesti nagu üle märkida ei saa. Nii, järgmiseks lahtriks on tegevus on lõplik. See siis kohaldub siin tegevuse enda kohta. Kui ennist oli taotluse kohta, et kas on osaline või lõplik maksetaotlus, siis nüüd vaatame tegevuse põhiselt. Et vastuse variant ei tuleb valida juhul, kui toetatava tegevuse elluviimine on pooleli, tegemist ei ole lõpliku kulutusega ning plaanis on edaspidi veel valitud tegevuse raames vahetulemusi deklareerida. Aga vastuse variant jah vastatakse siis, kui toetatav tegevus on ellu viidud ja kõik vahetulemused on deklareeritud, kui tegevusel on vahetulemusi. Taaskord toonitan, see on selline projektipõhine lähenemine. Või märgite jah, kui toetuse saaja siis loobub osade vahetulemuste saavutamisest ning ei soovi enam tulevikus valitud tegevuse kohta rohkem vahetulemusi deklareerida. Ja taaskord, kui tegevus ise on korra siin lõplikuks märgitud, siis rohkem selle kohta vahetulemusi tulemikus deklareerida ei saa. Järgmiseks väljaks on tarnija väli, et antud väljale tuleb siis lisada selle isiku andmed, kellelt teenus või toetusobjekt osteti. Ja selleks vajutate sellele kirjale lisa ja avaneb aken, kuhu saate need andmed märkida. Ehk siis juriidilise isiku puhul näiteks registrikood. Ja kui see on meie äriregistrist, siis tarnija nimi täitub automaatselt. Sisestada saab siia ühe tarnija andmed, kellelt et saabki siia sisestada ühe tarnija andmed
ja võite sisestada selle tarnija andmed, kellelt tellitu oli kõige suurema maksumusega. Näiteks, kuna valida saab ühe, siis lihtne loogika, võite valida selle, kellel siis kõige kallim oli. Aga tuletame meelde, et kindlasummalise makseskeemi puhul, mis siis käesoleva programmperioodi liider on, ei pea valima seda tarnijat, kes toetustaotluse etapis kõige odavama pakkumuse tegi. Lihtsalt toetustaotlusel selgitatakse välja mõistlik hind, aga see, kuidas teie oma tegevuse ellu viite või kelle valite, see on juba teie otsustada maksetaotluse etapis. Nii järgnevateks lahtriteks on tegevuse toetuse summa, väljamakstav toetuse summa ja toetussumma jääk. Ja need on siis mitte muudetavad andmeväljad ja need täituvad automaatselt. Järgmiseks plokiks on siis ellu viidud tegevuse andmed. Toetuse saaja esitab siis siia hinnangu püstitatud eesmärkide saavutamise kohta. Ja andmeväljal tuleb siis kirjeldada oma hinnang algselt püstitatud tegevuse eesmärgile, tuues siis välja, mida selleks tehti ning mis on tulemus. Ja mida põhjalikumalt saavutatud tulemust kirjeldate, seda lihtsam on maksetaotluse menetluse käigus hinnata tulemuse saavutamist ning väheneb ka tõenäosus järelpärimiste tegemiseks. Ja see tagab ka ühtlasi kiirema menetluse, kui juba algsel taotlusel on kõik info olemas. Hinnangu märkimisega on nii, et see on kohustuslik siis, kui tegevus on märgitud lõplikuks, aga osalise maksetaotluse puhul on tegemist mittekohustusliku andmeväljaga. Aga soovitame hinnangut märkida ka osalise maksetaotluse puhul, et siis saate ka ise näha, et mis on tehtud, mida võiks veel teha. Ja kui on toetustaotlusel tegevuste kuval tegevusele vahetulemused määratud, tuleb ka maksetaotlusel vahetulemuse kohta nõutud andmed esitada. Seda vaatame järgmisel slaidil, aga lihtsalt, et kui teil on need vahetulemused, siis siia tekib see vahetulemuste vahesamm ka vahele. Ja kui teil ei ole vahetulemusi märgitud, ei teki ka siis siia rohkem juurde siia vahele midagi. Et sellisel juhul siis maksetaotluse esitaja täidabki kindlasummalise makseandmed, ellu viidud tegevuse andmed ja ka esitab tõendusdokumendid. Aga kui on olemas vahetulemused, tuleb siis ka vahetulemuse kohta nõutud andmed esitada. Avaneb vahetulemuste plokk, kus kuvatakse valitud tegevusega kõik seotud vahetulemused. Ja andmete sisestamiseks või muutmiseks tuleb siis vajutada rea lõpus olevale liiatsi märgile. Et see, mis on siin. Vahetulemused on vaikimisi väärtusega saavutamata, ehk siis siin on vaikimisi ei. Ehk kui esitate maksetaotluse, kus tegevuse vahetulemus on saavutatud, siis pliiatsi pealt saate märkida küsimuse vahetulemus on saavutatud, vastuseks jah. Praeguse näite puhul on vahetulemus 1, siin siis selline, mida pole veel tehtud ja esitatakse tulevikus selle kohta maksetaotlus ning vahetulemus 2 on siis selline, mille osas maksetaotlust siin näites esitatakse. Vahetulemuse nimetused tulevad teile automaatselt, nii nagu on toetustaotlusele märgitud. Ja lihtsalt näite eesmärgil ma märkisin siia 1 ja 2 ja ka siia see seadme soetamine, et teile tulevad need teie nimetused siia. Ja kui olete pliiatsile vajutanud, siis avaneb selline vaade, nagu see alumine pilt siin on. Ja siin on ka mitmed lahtrid, millest teil tuleb 2 täita. Aga vaatame kõik need lahtrid üle. Et see nimetuse lahter on mitte muudetav ja nagu ennist mainisin, kuvatakse siia toetustaotlusele sisestatud vahetulemuse nimetus. Ka tähtaeg on mitte muudetav ja siia kuvatakse toetustaotlusele siis märgitud vahetulemuse tähtaeg. Vahetulemus on saavutatud, see andmevälja väärtus jah või ei näitab, et kas vaadeldav vahetulemus on saavutatud või mitte. Vastuse varianti jah tuleb valida juhul, kui soovitakse käesoleva maksetaotlusega vastavat vahetulemust deklareerida
ning PRIA-le toetuse väljamaksmiseks esitada. Ja ei, nagu me ennist rääkisime, on siis see vaikimisi väärtus, et kui ei jääb, siis tulevikus saate selle kohta kulutusi deklareerida. Nii toetuse summa, ka see lahter täitub automaatselt ja siis on hinnang eesmärgi saavutamise kohta. Ja see on siis ka kohustuslik väli ja väljal tuleb kirjeldada oma hinnangut algselt püstitatud eesmärgile ja tuues siis välja, mida selleks tehti ning mis on tulemus. Ja kui te ka mõnel juhul hätta jääte ja märkate siin lahtri lõpus sellist küsimärgiga nupukest, siis selle kohal, praegu ta küll ei näita, kuna see on pilt, aga selle kohal liikudes avaneb abitekst. Et kui hiirt siin peal hoiate, siis saate abiteksti lugeda, mida selles lahtris on mõeldud. Et neid on siin taotlusvormil mitmeid, et neid ei tasu karta, saate peale liikudes infot lugeda. Aga kui siin on kõik nõutud väljad täidetud, vajutate nupule siin all salvesta ning saate edasi liikuda. Ja vahetulemuste puhul on küsimusi tulnud ka selle vahetulemuse staatuse osas, kus me oleme siis sellise punktiirjoone ümber joonistanud. Ja see deklareerimata kuvatakse siis vahetulemuse korral, mille kohta pole ühtegi maksetaotlust veel esitatud. Ja ka sellisel juhul, kui on esitamisel, nagu praegu on näites, on see staatus deklareerimata, kuna väljamakset pole veel toimunud. Kui siin on kirjas deklareeritud, siis see kuvatakse vahetulemusel, mille kohta on juba minevikus esitatud maksetaotlus ning vahetulemus on lõplikuks märgitud. Et see kulutuste kuval siis veidi allpool on ka tõendusdokumentide andmeplokk. Kui olete kõik eelnevad ära täitnud, siis saate märkida, et kuidas te oma tulemust ja eesmärki tõendate. Ja taaskord meeldetuletuseks, et kuludokumente toetuse saaja PRIA-le ei esita, näiteks siis arveid või maksekorraldusi, nagu eelnevatele programmperioodidele olete esitanud. Ja selle asemel siis tõendategi tegevuse elluviimist ja sihipärast kasutamist tõendusdokumentide abil. Ja esitada tuleb kindlasti vähemalt need tõendusdokumendid, mis toetustaotlusele on märgitud ning seetõttu on ka siis teie toetuse määramise otsusel. Et otsuselt saate vaadata, mis sinna märgitud on, et kuidas teie tegevuse elluviimist tõendate. E-PRIA ka ei lase enne edasi liikuda, kui pole esitatud kõik kohustuslikud ehk siis need tõendusdokumendid, mis toetustaotluse märgiti, et tulevikus esitate. Nii, ja kui ilmneb näiteks olukord, kus toetuse saaja on toetustaotlusel märkinud, et ta kindlasti esitab tõendusdokumendina üleandmise vastuvõtmise akti, kuid kui investeeringut tehes selgub, et tarnija ikkagi akti ei väljasta, selliseid juhuseid võib olla, ette ju ei tea, võib ta tõendusdokumendina esitada näiteks muu vastuvõtmist tõendava dokumendi, näiteks laolehe, saatelehe, tarnimise kinnituse, mõnikord saadetakse näiteks meili peale. Ja kui selline olukord on, siis saab toetuse saaja menetlejaga näiteks või siis PRIA-le kirjutada, konsulteerida ja sobiva lahenduse välja mõelda. Et kindlasti pole seda, et kui tarnija absoluutselt seda akti ei väljasta, et siis on kõik, vaid mingi lahendus ikka on. Ja sarnaselt on ka kasutusloa ja kasutusteatisega, et otseselt ei pea seda siia lisama, kui see on ehitisregistrist kätte saadav, aga taotlusvormilt ilma tõendusdokumenti esitamata kahjuks edasi liikuda ei saa. Et oletame, et kasutusluba või kasutusteatis kõik on ilusti olemas, aga märkad, et edasi liikuda ei saa, see mul registris on, et mis ma siis teen. Variant, veidi tüütu, aga kahjuks on see, et saate ehitisregistrist alla laadida selle kasutusloa või kasutusteatise ja siia lisada või kiirem variant on see, et selleks, et edasi liikuda saaks, saate ka Wordis sellise kinnituse teha, et kinnitan, et kasutusluba või kasutusteatis on olemas ja siia lisada.
ja järgmiste arenduste käigus ja pealepanekul me muudame selle kasutusloa ja teatise esitamise kohustust selliselt, et toetustaotlusele ei lase enam linnutada, vaid paneme kinnituse, et te kinnitate siis, et elluviimisel on teil need asjad kõik olemas. Ja veel infoks, et investeeringute puhul on siis sellest sügisest võimalik kasutada ka meie IVA äppi, kus siis menetleja saab teile saata tööülesande foto tegemiseks. Ja nii on siis toetuse saajal pärast taotluse esitamist võimalik fotoülesande abil tõestada oma investeeringu elluviimist ning sellega kontrolliprotsessi oluliselt ka hõlbustada. IVA äpi kasutusjuhend on meil ka PRIA kodulehel olemas ja kui miski jääb segaseks, kindlasti võtke menetlejatega ühendust. Nii, aga eelinfoks nii palju, aga süsteemi koha pealt ongi siis olemas selline tõendusdokumentide plokk, kuhu siis te need failid lisate. Määrate dokumendi liigi, need annab siia automaatselt, mis te olete toetustaotlusel märkinud, need liigid ta siia pakub. Ja siis seote ära ka vahetulemusega, et kui see rippmenüü lahti teha, pakub ta ka neid vahetulemusi, millega ta seda dokumenti seote. Ja kui olete faili lisanud, liigi valinud, vahetulemuse ka valinud, siis salvestate rea. Ja kui ongi rohkem dokumente, siis peale seda salvesta rida vajutamist, avaneb uuesti see lisafail, kus saate protsessi korrata ja kõik dokumendid ära esitada. Ja kvaliteetsed ja korrektsed tõendusdokumendid siis hõlbustavad kindlasti ka menetlusprotsessi, kui kõik on olemas ja tõendatud. Ja kui on olukord, et kui on vahetulemusi, mis teil siis siin valikus ikkagi on ja mis on tegevusega seotud ja mida te veel ei plaani deklareerida, aga need on seotud mõne nõutud tõendusdokumendi liigiga, mida siis vahetulemuse mitte saavutamise tõttu, kas siis, et ei ole veel teinud seda lihtsalt, pole võimalik esitada, siis selleks, et jah, siit edasi liikuda, saate taaskord mingi Wordi failis ja näiteks tühja faili lisada, et edasi liikuda. Et kahjuks meil see nii praegu on. Nii, aga kõige selline mahukam osa on tehtud. Et ongi see detailandmete samm ja kulutuste samm on see, kus kõige rohkem andmeid tuleb lisada, siis on lisadokumentide samm. Et siia lisamine ei ole kohustuslik, aga selles sammus saate üles laadida toetusega seotud dokumente. Näiteks selgitusi, täpsustusi, märkate, et midagi jäi kuskilt puudu või te ei oska panna, siis siia võite alati panna. Et seda ka menetluse käigus vaadatakse. Ja viimaseks sammuks siis maksetaotlusel on esitamise samm ja selles sammus kuvab siis süsteem taotletava summa. Taotlejal on siis võimalik avada ka eeltäidetud taotluse PDF-i eelvaade ja siis sealt veenduda, et kõik andmed on taotlusele korrektselt kirja saanud. Et kui muidu taotlusel liikudes näete nagu sammu kaupa oma andmeid, siis sellel PDF avanebki dokument, kus siis saate korraga taotlusele otsa vaadata. Ja taotluse esitamiseks tuleb ka ära linnutada kinnitused, milleks on siis, et kinnitan, et ellu viidud tegevuste eest on tasutud ja kinnitan ka, et soetatud investeering on toetuse saaja omandis ja sihtotstarbelises kasutuses. Ja vajutate nupule esita taotlus. Süsteem seejärel palub toetuse saajal veidi oodata ning mitte arvuti juurest lahkuda, kuna taotlus registreeritakse ning taotlejale kuvatakse siis taotluse ülaserva nii siis selle maksetaotluse registreerimise number kui ka taotlustoimiku number. Aga kohe pärast nupule esita taotlus vajutamist e-PRIA-st väljumisel või kohe akna sulgemisel võib taotlus jääda registreerimata ning seega ka näiteks esitamata õigeaegselt, kui on mingi tähtaeg. Et seetõttu palume rahulikult oodata ja süsteemil taotlus registreerida. Ja kui kõik need numbrid, asjad on olemas, maksetaotlust kuvab teile, siis pärast seda saate e-PRIA-st väljuda. Ja siinkohal väike süke meeldetuletus,
et kui maksetaotlust esitate, siis kõige mõistlikum on teha nii, et maksetaotlus avatud vormis e-PRIA on teil ühes aknas ja siis näiteks, kus te andmeid vaatate, on teises veebilehed see aknas. Et kui te korraga hoiate lahti seda avatud maksetaotlust näiteks mõlemas või mitmes Chrome'i aknas ja paralleelselt salvestate, siis võib juhtuda, et õiged andmed ei salvestu. Et kõige kindlam ongi, üks aken on taotluse täitmise aken ja muudes siis vaatate seda infot või dokumente, mis te juurde lisate. Ja taotlusvormist siis kõik, aga siin siis ka väike meelespea, et liider sekkumise määruses on nõue. Projektitoetuse saaja alustab toetatava tegevuse elluviimisega 9 kuu jooksul, arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Ehk alustamist tõendavad dokumendid võib siis toetuse saaja esitada kas esimese maksetaotlusega või soovi korral eraldi seisvat e-PRIAsse lisadokument nupu abil. Ja kui esimene maksetaotlus esitatakse varem kui selle 9 kuu jooksul, mis nõutud on, siis eraldi tegevuse alustamist tõendavaid dokumente nagu ekstra esitama ei pea, vaid see maksetaotlus näitabki, et tegevusega on alustatud. Selle 9 kuu nõude kohta saadab e-PRIA ka meeldetuletuskirjad ja siis lihtsalt teate, et maksetaotluse ja kõige tähtaeg on teil 2 aastat tavaprojektide puhul, aga lihtsalt alustama peab 9 kuu jooksul. Ja siis selle nõude kontroll teostatakse maksetaotluse menetlemise ajal ning kui selgub, et tegevusega ei ole alustatud 9 kuu jooksul, siis PRIA hindab rikkumise raskust, ulatust ja korduvust. Ja nõuete mittetäitmise puhul võib kaasneda toetuse vähenemine. Et kindlasti vaadake siis 9 kuud üle. Ja meeles pea ka tähtaja, sellise üldisema tähtaja jooksul, et taotlusele märgitud tegevused tuleb ellu viia 2 aasta jooksul, kuid hiljemalt siis 30. juunil 2029. Erand kehtib siin koostööprojektidele, mille tähtaeg siis 2 aasta asemel on 3 aastat, aga koostööprojektidega tegelevad kohalikud tegevusrühmad, ehk siis tavataotlejale on see 2 aastat, mida tuleb meeles pidada. Ja toetatavad tegevused tuleb ellu viia eelarveprojekti kohaselt, sealhulgas siis saavutades püstitatud eesmärgi ja soovitud tulemuse. Ja nagu ennist mainisin, oleme siia välja toonud ka mõned linkid, kus saab täiendavat ja kasulikku informatsiooni. Nendeks on siis PRIA kodulehel on olemas liider toetusinformatsioon. Siis on seal samas, olen küll lingi pannud, aga seal samas liidri PRIA kodulehel on olemas ka maksetaotluse esitamise juhis. Kui soovite vaadata, on olemas ka toetustaotluse esitamise juhis, kulude mõistlikkuse hindamise juhis, et seal on mitmeid materjale. Samuti on PRIA kodulehel olemas ka objektide tähistamisest info, et näiteks kuidas tähistada veebilehte ning sotsiaalmeediat, mis on tähistamise tingimused ja nõuded ja olemas on ka plakati näidis. Ja tuletame meelde, et plakat peab toetuse saajal olemas olema, kui toetuse summa on üle 10 000 euro ja plakatist väga mõistlik on teha ka foto näiteks ja maksetaotlusele juba juurde lisada. Samuti oleme siia välja toonud ka siis ennist mainitud mobiiliäpp Ivalingi, kus on juhend olemas. Ja samuti saate toetusega seotud infot kohaliku tegevusrühma käest ja tehnilist tugi alati PRIA käest, PRIA infotelefonil või e-kirjaga ja aitame teid meelsasti. Aga mina tänan teid kuulamast ja küsimustele, nagu ka Tiia välja tõi, mis tänase koolituse käigus vastust ei saanud, lisame siis vastused kirjalikult ka kodulehele. Ja ka ette saadetud küsimustes oli üks, mis pigem puudutas toetustaotlust, aga sellele vastamegi kirjalikult ja siis lisame selle meie kodulehele. Aga mina tänan teid, aitäh!